Jeesus ütles, ühel inimesel oli 2 poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa vara, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast tegi noorem poeg kõik rahaks ning reisis võõrsile ja seal ta pillas ära oma vara, elades sulaelu. Aga kui ta kõik oli ära kulutanud, tuli tollele maale kange nälg ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja sokutas end ühe sealtmaa kodaniku juurde ning see saatis tema väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sealt sõid, ja keegi ei andnud talle. Aga kui ta vajus mõttesse, siis ta ütles, kui paljudel mu isa palgalistel on leiba küllalt. Mina aga saan siin nälja käes otsa. Ma võtan õige kätte ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu silmis. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu ühte oma palgalistest. Ja ta võttis kätte ja tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja suudles teda. Aga poeg ütles talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu silmis, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Isa ka ütles oma sulastele, tooge kähku kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja kingad jalga. Ja tooge nuu vasikas, tapke ja rõõmustagem süües, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elusaks, ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Tema vanem poeg aga oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe poistest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See aga ütles talle, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuu vasika, sest ta on saanud poja tagasi täies tervises. Tema aga vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli ta isa õue ja palus teda. Tema aga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen ma sind orjanud ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Aga sina ei ole andnud mulle kunagi üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see samune su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa veristasid temale nuu vasika. Isa ka ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis rõõmsasti pidutseda ja lõbutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elusaks ning oli kadunud ja on leitud. See tähendamissõna on ilmselt üks tuntumaid Jeesuse tähendamissõnu ja tal on väga pikk tõlgendamistraditsioon olnud. Juba 2000 aastat võib öelda on seda tähendamissõna tõlgendatud ja loetud siia sisse igasuguseid asju. Natukene ma räägin sellest tõlgendamisajaloost ka. Aga kui me nüüd selle lugu asjakohaselt mõista tahame, siis me peaksime püüdma esmalt ära unustada kõik selle, mida me sellest loost oleme kuulnud, mis tundeseoseid see on tekitanud meis, mis mõtteid ja püüda seda lugu vaadata nii-öelda puhta lehena või oma ette asjana, kuigi ma saan aru, et see ei ole kerge, aga nii on kõikide piiblilugude puhul, et kui me oleme need palju lugenud ja kuulnud, siis paratamatult nad tekitavad meis mingeid kindlaid mõtteid, mingeid kindlaid emotsioone, mis teinekord võivad olla nii-öelda meie poolt või traditsiooni poolt, milles me üles kasvanud sinna sisse loetud ja mis ei lase seda lugu sageli siis mõista selles tähenduses, ütleme päris selles tähenduses, me ei saagi seda mõista nagu
loo jutustaja selle on öelnud, aga ütleme siis ligilähedases, võimalikult lähedases tähenduses, nii nagu siis loo autor ehk Jeesus on seda mõelnud. Kõigepealt tuleks öelda aga paar sõna konteksti kohta, mis selle loo puhul on oluline, on siis see, et esiteks ta on nii-öelda Luuka eripärimus, teda teistes evangeeliumites ei leidu, selliseid lugusid on Luuka evangeeliumis veel, no kas või näiteks halastaja Samaaria mehe lugu, millest me ka räägime kunagi. Ja veel on tähelepanuväärne see, et ta on järgneb kahele teisele tähendamissõnale, millest üks räägib kadunud lambast, ka küllaltki hästi tuntud Jeesuse tähendamissõna, ja teine räägib kadunud trahmirahast, kadunud mündist. Nii et võib siis öelda, et 3 tähendamissõna, mille üks märksõna on kadunu ja selle leidmine, on siis pandud üksteise järele. Ja ilmselt evangelist, kes neid lugusid paika pani, tegi seda teadlikult, et evangeeliumid ei järgi selles mõttes ajaloolist kronoloogiat, et me ei pea arvama, et Jeesus selles järjekorras need lood on jutustanud, nagu nad siin kirjas on. See on evangelistide töö ja tihti on sarnaseid lugusid või sarnaseid kõnesid või ütlusi reastatud mingisuguste ühendavate märksõnade kaudu. Ja siin on siis kaduma selle leidmine selliseks. Nüüd aga selle loo vahetuks kontekstiks on lugu sellest, kuidas tölnerid ja patused tulid Jeesust kuulama ja variserid ja kirjatundjad, kes seal lähedal viibisid, nurisesid ja ütlesid, et see sinane võtab vastu patuseid ja sööb ühes nendega. Ja sellele vastuseks siis Jeesus rääkiski need tähendamissõnad. Nii et kontekstiks on variseride ja kirjatundjate etteheide, et Jeesus suhtleb selliste inimestega, kellega üks korralik vaga juut ei suhelnud. See mõistujutt või tähendamissõna kadunud pojast on kõige pikem Jeesuse tähendamissõnadest, salmide arvu poolest kõige pikem. Ja võib öelda niimoodi, et ta jaguneb erinevateks osadeks, et kui me nagu sellise bibliodraamana seda kujutame, et siis need võiksid olla näidendis erinevad lavapildid. Kui palju neid pilte on, see on kokkuleppe küsimus, aga mõned uurijad on jaganud selle tähendamissõna osadeks nõnda, et esimene algab siis loo algusest, räägib siis nendest 2 pojast, kellest üks siirdus võõrsile, siis teine pilt või teine osa sellest tähendamissõnast hakkab peale sellega, et seal maal, kuhu ta oli rännanud, oli näljahäda, kirjeldatakse siis seda viletsust, millesse poeg sattus ja edasi ta arutab, eks ole, et minu isal on palju sulaseid või orje õigupoolest, kellel leiba üle arugi, mina saan siin 4 käes otsa, et ma õige võtan kätte, lähen oma isa juurde ja ütlen talle, et ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu silmis. Ja teine osa algaks siis sellega, kuidas kadunud poeg ja isa kohtuvad. Ja viimane osa oleks siis see, mis kirjeldab seda, kuidas ka vanem poeg saab teada, et noorem on tulnud tagasi ja toimub siis tema kohtumine isaga, mis on hoopis teistsugune kui noorema venna oma. Ta on isa peale pahane, et miks see võtab seda nooremat venda nii pidulikult vastu
mõeldes kõige peale, mis ta teinud on, heidab ette, et ta ei ole oma sõpradega pidutsemiseks väiksematki karilooma saanud kunagi isa käest. Ja siis isa seletab talle, miks oli vaja selline pidu korraldada. Nii et ta on mitmeosaline lugu ja on isegi oletatud selle tähendamissõna puhul, et ta ei olnud algselt tervik, vaid ta on pandud kokku erinevatest osadest ja on juhitud tähelepanu sellele, et tavaliselt need tähendamissõnad siis võõrast või sellest kadunust ja kadunu leidmisest lõppevad leidmisega, et midagi muud seal enam ei ole. Eelnevates lugudes nii loos trahvirahast kui kadunud lambast lõpeb lugu siis sellega, et see kadunu leitakse, aga siin läheb lugu edasi, kirjeldatakse vanema poja suhtumist ja on püütud ka mõnede kirjaseletajate poolt tõestada seda, et see lõpuosa 25. salmist alates, mis räägib sellest vanemast pojast, on hilisem võib-olla evangelisti lisand sellele loole, aga mingit põhjust ei ole tegelikult seda arvata, sest lugu on stiililiselt väga ühtne ja võib öelda, et tervikuna ilmselt ikkagi pärineb Jeesuselt endalt. Ja kuigi meie tunneme seda lugu kadunud poja tähendamissõna või mõistujutu nime all, on talle pandud teisigi pealkirju, neid pealkirju Jeesus ise välja ei mõelnud ja neid pealkirju ei leia ka vanadest piibli käsikirjadest mitte ühestki. Selline pealkirjade panemise komme on alles uusajast pärit ja väga mitmed seda tähendamissõna uurijad on soovitanud pealkirjaks hoopis tähendamissõna heast isast või tähendamissõna halastajast isast, juhtides tähelepanu sellele, et kuigi nii-öelda ruumiliselt siin loos võtab suurem osa enda alla see, mis räägitakse siis sellest nooremast pojast, on ometi nii-öelda määrav tegelane selles loos tegelikult isa, kellest sõltub see lõpplahendus, kuhu see lugu tahab välja jõuda. Nii et pealkiri on siis talle pakutud erinevaid alternatiivseid, aga üldiselt ta siis on enamasti nimetatud selle sama noorema poja järgi. Lugu ise algab nii nagu muinasjutud algavad või nagu sellised populaarsed rahvalood algavad, räägitakse, oli kord keegi, siin ta on üks inimene, antropostis kreeka keeles, kes ta selline oli, sellest kohe alguses aru ei saa. Kui loo loeme läbi, siis konteksti kaudu saab enam-vähem selgeks, mis mees see selline oli, kellel oli 2 poega, jällegi väga tüüpiline selliste rahvalike lugude puhul. Võib öelda, et üldlevinud süsee lausa, et isal oli 2 või 3 poega ja siis need pojad võtsid midagi ette. Nii et selles mõttes ta jälgib nagu sellist rahvalike jutustamistiili, aga see on Jeesuse tähendamissõnadele üldiseloomulik. Ilmselt ka põhjus, miks need tähendamissõnad nii laialt levisid ja populaarsed olid kergesti meelde jäävad. Nad olid väga värvikate piltidega ja seda võib öelda ka selle tähendamissõna kohta. Nagu kontekstist ilmneb see mees, kellest siin räägitakse, oli siis meie mõistes talupidaja, kes pidas kariloomi, kellel olid põllud. Nii et olustikuliselt siis see lugu tuleb paigutada sellisesse külaühiskonda, nii nagu paljud teisedki Jeesuse tähendamissõnad. Suure osa ajast Jeesus oma avaliku tegevuse ajal tegutses Galileas, maapiirkondades, linnades oli tal harva asja, nii et selles mõttes ta annab nagu edasi seda, ütleme siis,
tollast Palestiina koloriiti. Ja kui nüüd üks kahest pojast, siis seesama noorem poeg palub oma pärandi osa kätte juba oma eluajal, siis selles ei ole mitte midagi ebatavalist just tollast aega arvestades. Põhimõtteliselt oli siis nõnda, et seaduse järgi isa omand läks tema poegadele, suurema osa sellest omandist sai esmasündinud poeg, ehk siis seesama vanem poeg, kes pahane oli isa peale tema käitumise pärast, millest me veel räägime. Ja väiksema osa seaduse järgi sai siis järgmine poeg või järgmised pojad. Ja selles, et ta palub nüüd kätte eluajal oma selle pärandi osa, ei ole midagi ebatavalist, on teada Jeesuse ajast ja veel varasemast ajast küllalt juhtumeid, kus niimoodi tehti. Ja milles nagu selle loo seletajate arvamused lähevad kohe algusest lahku, on see, et on terve hulk olnud selliseid, tähendab sõna seletajad, kes ütlevad, et juba ainuüksi sellega, et ta pöördus isa poole sellise sooviga, see noorem poeg, et anna juba praegu mulle kätte minu pärandi osa, ma tahan minna oma elu elama, ta näitas ennast juba mitte kui korralik poeg, kes tahab elada nii-öelda isa valitsuse alla. Juba mitmed varakristlikud autorid, Tertullianus näiteks, on juhtinud tähelepanu sellele, et selle noorema poja selline isemeelsus tuleb välja juba kohe loo alguses, aga tegelikult on see sisse loetud siia, seda ei pea arvama. Ei ole ühtegi vihjet sellele, et isa oleks kuidagi nurisenud või midagi pahaks pannud, kui talle selline palve esitatakse. Võib-olla oli hea meel isegi, et poeg tahab nii-öelda oma jalgade peale tõusta ja annab talle siis kätte ühe osa talle kuuluvast pärandist. Ta pidi selle õiguslikult kingitusena vormistama. Elaval isal oli ainus võimalus see niimoodi seaduslikult pojale anda. Ilmselt ta tegi, aga selliste juriidiliste detailide vastu Jeesus siin loos huvi ei tunne. Edasi öeldakse noorema poja kohta, et ta tegi kõik saadu rahaks, ilmselt ta sai selle oma pärandi osa siis põllumaas ja kariloomades, mis on loomulik, kui me külaühiskonnale mõtleme, kus toimuvad sündmused. Aga tema otsustas selle teha rahaks ja reisida võõrsile, kus juures mitmetes käsikirjades on öeldud selle kohta, et ta otsustas reisida üle mere. See meri muidugi saab siin olla ainult Vahemeri ja kui me mõtleme sellele, et suur osa Jeesusaegseid juute elaski väljaspool Palestiinat, rändas Palestiinast välja, siis midagi imelikku selles ei olnud. Meie ajaarvamise alguses arvatakse, et Rooma impeeriumis elas kuskil umbes 60 miljonit inimest ja neist 60 miljonist inimesest umbes 10% moodustasid juudid, kus juures väljaspool Palestiinat elas neid Egiptuses väga palju, erinevatel Vahemere saartel, lääne provintsides, mingil määral Itaalias. Ja põhjus, miks välja rännati Palestiinast, oli enamasti ikkagi see, et otsiti paremaid elutingimusi, nagu tänapäevalgi inimesed tahavad paremat elatustaset ja suuremaid võimalusi, olgu siis erialaliselt või materiaalses mõttes, ja siirduvad võõrsile õnne otsima. Ja nii väga paljud juudid tegid ka, tänu millele siis väljaspool Palestiinat oli väga suur juudi kogukond. Aga selle noormehe käsi ei käi hästi. Ta raiskab väga lühikese ajaga ära oma varanduse ja jääb nälga. Ja lisaks sellele tuleb sellele maale veel näljahäda,
need olid väga tavalised tollal. Kui ikkagi vili ikaldus, siis tähendas see seda, et väljavaated see aeg ilusti üle elada olid väga väikesed. Aga siiski leidus ka selliseid jõukamaid talupidajaid, kes suutsid oma majapidamisse võtta isegi lisatöökäsi ka sellisel ajal, nii nagu siis teeb seda see kodanik, keda siin nimetatakse. Aga üpris selge on see, et see kodanik, kes siis selle noorema venna enda juurde võtab, ei ole juut, kuna ta tegeleb sigade pidamisega, millega juudid ei tegelenud. Ja noormees ise on juut, me ei tohi seda ära unustada. Ja ta pannakse tegema tööd, mis juudi jaoks oli äärmiselt alandav, mis oli religioosselt rüvetav, sigade talitamine. Ta oli ühesõnaga siis sulaseks ühe pagana juures, talitades tema sigu ja toitudes sellest, mida sead sõid. Seda kõike on nii üksikasjalikult siis tähendamissõna selleks välja maalinud, et püüda näidata, kui sügavale alandusse siis see noormees oli sattunud. Ja seal viletsuses hakkas ta mõtlema, et tal on isa olemas ju ometi võõrsil veel. Isal on küllalt varandust, kõik tema, nagu siin öeldakse, palgalised, tegelikult sõna-sõna torjad, on mitte näljas, vaid neil on lausa ülikülluses kõike, rohkem kui igapäevasteks eluvajadusteks tarvis on. Ja tema, kes ta on sellise isa poeg, kes suudaks talle pakkuda korralikku elamist, peab virelema seal võõral maal. Ja ta otsustab minna isa juurde tagasi, tunnistada isa juures isa ees oma eksimust ja võtabki siis kätte ja läheb tagasi sinna maale, kus ta oli tulnud. Ja nüüd ma uuesti tsiteerin ühte väikest lõiku siit, see on oluline. Kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja ta lakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja suudles teda. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu silmis, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Mis on siin loos oluline? Oluline on isa reaktsioon. Ta näeb poega tulemas, jookseb pojale vastu ja ennem seda, kui poeg tunnistab tema ees oma süüd, isa suudleb teda, embab teda ja see on nüüd ühesõnaga reaktsioon, mis on täielikus vastuolus sellega ja selles küsimuses nagu kõik tähendamissõna seletajad on üks meelt, mida oleks oodanud isat, kes oli teadlik sellest, millist elu tema poeg oli elanud, kuidas ta tema varandust oli kasutanud. Eeldatakse, et ta oli sellest teadlik, et see on mitte niimoodi, et poeg oli tundmatuses olnud määramatu aeg. Ka võõrsil elavad lapsed oma vanematega ikkagi üldiselt suhtlesid. Kuigi suhtlusvahendid ei olnud nii efektiivsed, nagu nad tänapäeval on. Ja isa reaktsioon on vastupidine sellele, mis oleks pidanud nende Jeesuse kriitikute meelest, kes heitsid talle ette, et ta koos tölnerite ja patustega sööb, variseride ja kirjatute meelest, oleks pidanud isa reaktsioon olema kohe algusest peale hukka mõistav. Aga isa suudleb ja embab oma poega ja veel ühele väiksele detaili on võitud tähelepanu, näeb poega kaugelt tulemas, ta jookseb pojale vastu. Ja siin on tegemist nii-öelda vana Lähis-Ida etiketi vastase käitumisega, väga rangelt etiketi vastase käitumisega. Üldiselt oli niimoodi, et sõltumata sellest, kas tegemist oli talupojaga või oli tegemist linnamehega, ta ei pidanud olema mingi ülik selleks, eeldati, et
ühesõnaga vaba väärikas mees käib aeglasel sammul, ta ei jookse mitte kunagi. Aga siin ta jookseb kaugelt juba pojale vastu, ta käitub täiesti etiketi vastaselt. Ja kirjaseletajad juhtud tähelepanu, et see on teadlik, et seda niimoodi kirjeldatakse, tahtes rõhutada nagu selle sündmuse erakordsust, et see paneb selle isa nii-öelda etiketi vastaselt käituma. No me ei saa välistada, et sellises rõõmu olukorras tõepoolest võis mees etiketi vastu eksida, aga ilmselt see detail on läbi mõeldud, mitte suvaline, nii nagu paljud teisedki detailid sellistes lugudes. Nüüd edasi ütleb isa oma orjadele, tooge kähku kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja kingad jalga ja tooge nuum vasikas ja tapke ja rõõmustagem süües, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elusaks. Ta oli kadunud ja leitud ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Siin on juttu mitmest erinevast asjast, kõigepealt kallist kuuest, mis kästakse pojale selga panna, seejärel sõrmusest ja seejärel kingadest, mis kästakse talle tuua. Ja väga paljud tähendamissõna seletajad on juhtinud tähelepanu, et need ei ole jällegi mingid suvalised toredad asjad, mis see isa laseb rõõmutuhinas anda oma pojale, aga nendel asjadel on jällegi vana Lähis-Ida kontekstis väga sügav sümboolne tähendus. Riie üldiselt sümboliseeris inimese staatust muistses ühiskonnas ja väga tavaline oli see, et kui näiteks mõni valitseja tahtis austada oma alamat mingisuguste teenete eest, siis ta laskis talle kinkida ilusa kalli rõiva. Võib-olla te olete lugenud ka sellistest 20. sajandi alguse reisikirjeldustest, kus keegi seal kuskil Põhja-Aafrikas või Lähis-Idas on rännanud ja siis seal mingisuguse kohaliku valitsejaga kokku puutud ja kui valitseja eriliselt on tahtnud teda austada, siis ta on lastud talle oma teenritega saata, nii nagu seda nimetatakse, mitu aukuube selleks, et teda nagu eriliselt esile tõsta. Ja on selle sama kuue üle väga palju spekuleeritud juba sellises varakristlikus kirja tõlgenduses ja kogu seda lugu on kiputud allegooriliselt seletama, nii nagu enamiku Jeesuse tähendamissõnade puhul on olnud. Ma ei hakka nagu üksikute kirikuisade selliseid detailseid tõlgendusi välja tooma, kuigi nad ära nad üle kordasid enam siia tulles. Aga üldiselt võib siis öelda niimoodi, et seda lugu on tõlgendatud allegooriana, milles igal detailil on oma selline väga konkreetne tähendus. Ja nii siis on seda lugu tõlgendatud juba varases Kristuses erinevate nii kreeka kui ladinakeelsete piibliseletajate poolt niimoodi, et selle loo siis kõige olulisem tegelane, seesama isa on Jumal ja kaks poega, kellest siin on juttu, on kas juudi rahvas. Juudi rahvas on siis see vanem poeg ja noorem poeg sümboliseerib paganaid, see on üks tõlgendus. Ja teine tõlgendus on see, et selle sama noorema poja näol on tegemist nende samade tölnerite ja muude avalike patustega, kellega suhtlemist siis Jeesusele variseride poolt ette heideti. See talu, kust noorem poeg teele läheb, loomulikult sümboliseerib siis allegoorilises tõlgenduses taevariiki. See, et poeg sealt välja läheb, sümboliseerib pattu langemist, paradiisist välja ajamist ja väga levinud oli siis selline uskumus, et selles paradiisiaia loos, eks ole, nii nagu me piiblist loeme, on siis juttu, et kui esimesed inimesed sõid hea ja kurja tundmise puust, siis nad said teada, nad olid alasti. Aga sellise varakristliku uskumuse järgi tegelikult nad ei olnud mitte alasti,
vaid nad kandsid valgusest rüüd. Aga kui nad aeti välja sealt paradiisi, siis nad pidid seda valgusest rüü sinna paradiisi jätma ja see valgusest rüü ootab praegu vagasid, kuni nad surevad ja kuni nende hinged pöörduvad paradiisi tagasi. Nad pannakse seal istuma troonidele, iga trooni peal on valmis juba konkreetse inimese valguse rüü, mille ta saab pärast surma. Ja nii on tõlgendatud siis ka seda lugu, et see sama rüü, mille nüüd siis noorem poeg saab selga isalt, on see sama valguse rüü, mis antakse paradiisi tagasi pöördunud hingele, keda siis sümboliseerib noorem poeg, Jumala poolt tagasi. Aga mis puudutab sõrmust, siis sõrmus on üldlevinud võimu tunnus ja tihti on tõlgendatud sõrmuse andmist ka selles loos nõnda, et isa annab selle sõrmusega ühtlasi ka käsutusõigus oma vara üle, mis talle veel on jäänud nooremale pojale, vaatamata sellele, millega ta hakkama sai. Võib-olla tegemist siis pitsat sõrmusega, millega siis lepinguid ja muid dokumente pitseeriti, mis oli allkirja asemel. Ja kingad, mis antakse, olid tüüpiliselt vaba mehe jalanõud, orjad ei kandnud, jalanõusid käisid palja jalu. Nii et sellega siis ei taheta lihtsalt seda poega austada, vaid isa annab talle nii-öelda siis selle sama juriidilise staatuse, mis tal varem oli, tagasi ja annab talle veel suuremad õigused oma talus. Nüüd edasi tuleb lugu sellest, kuidas vanem poeg kuuleb, mis on juhtunud. Kuuleb siis ühe orja käest, et noorem poeg on tagasi tulnud. Ja kui ta sellest kuuleb, siis ta vihastub. Ja ta ei taha minna isa juurde, nii et isa peab ise tulema teda paluma. Ja siis ta ütlebki isale, et ta on palju aastaid olnud tema juures orjanud, teda pole kunagi astunud üle tema käsust, aga ei ole saanud temalt ühte sikku tallegi, et oleks võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Ja isa ütleb talle, et poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Ja nüüd oli tarvis rõõmsasti pidutseda, lõbutseda, sest su vend oli surnud ja on jälle saanud elusaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Selle vanema poja reaktsioon on inimlikult väga hästi mõistetav. Me ei pea üldse mõtlema nõnda, et tegemist on nüüd nende samade silmakirjatsejate variseride kehastusega, et see, mida ta oma isale ütleb, ei olnud nagu tõsiselt mõeldud. Tõepoolest, see poiss oli olnud oma isale abiks kogu sel ajal, mis noorem vend oli olnud välismaal, oli aidanud tal seal igapäevaselt töid korraldada, oli olnud eeskujulikult sõlakuulelik, mida peeti vanas Lähis-Idas poja suurimaks vooruseks. Võtke kätte ükskõik milline tarkuskirjanduse teos, olgu õpetussõnad vanas testamendis või Amenhotep 4. elutarkus või mõni teine Egiptuse tarkuskirjanduse teos, et eesti keeldegi juba mitmeid tõlkinud, see käis Tatikov, siis seal nagu üks asi, mida rõhutatakse, on see, et poja suurim voorus saab olla kuulekus isa suhtes. Seesama vana Hiina mõttetar Konfutsius, eks ole, kes kirjutas raamatu Vesteid ja vestlusi, nagu eesti keeles see pealkiri kõlab, räägib ka erinevatest inimsuhetest. Üks on isa ja poja suhe ja isa ja poja suhtes poja poolt siis nagu kuulekus on kõige olulisem asi, mida poeg saab isa vastu üles näidata. Ja ta avaldab siis siirast pahameelt isa reaktsiooni pärast, et isa ei teinud mitte ühtegi etteheidet tagasi tulnud pojale ja veel enamgi laskis teda austada sellise teoga, et laskis
nuumvasika tema tuleku puhul tappa, mis oli arvestades ütleme sellist mitte väga jõukat, vaid normaalset majapidamist, eriline selline austusavaldus, mida tõesti väga haruldaste külaliste puhul üles näidati. Ühesõnaga, mõte on siis see, et see isa käitumine selle poja meelest on absoluutselt inetu, absoluutselt vastuolus kõikide arusaavadega sellest, mis on hea ja õige ja kuidas peab üks Iisrael käituma. Ja ta võtab seda etteheidet täiesti siiralt. Aga isa pareerib selle etteheite siis sellega, et ta ütleb, et näed, see poeg, kes oli kadunud, on tulnud tagasi, ta oli surnud ja nüüd elab, mis juhib tähelepanu taas sellele, kui erinev tähendus võib olla sõnadel elama ja surema piibli kontekstis. Ja siin võib ka piibliväliseid paralleele tuua, näiteks Filippose evangeelium, üks teise sajandi paragristlik teos, mis ka Jeesuse sõnu mõningaid sisaldab, ütleb niimoodi, et pagan ei saa surra, sest ta pole isegi mitte sündinud, elamisest rääkimata. Nii, et elu ja surm siis piibli kontekstis ei tähenda bioloogilist elu ja surma ainult, vaid neil on ka vaimne tähendus. Ja see vaimne tähendus ei puuduta ainult sealpoolsust, ei ole niimoodi, et inimene sureb, läheb põrgusse ja siis ta on vaimselt surnud, vaid see surnud olek või elus olek võib juba ka inimese praeguse elu kohta käia. Ka Pauluse kirjades kohtab sellist väljendit inimeste kohta, et nad on surnud oma pattudes ja üleastumistes. Nii et selles mõttes siis nagu see elu ja surma metafoorika on läbi kogu piibli, aga ta on sageli argitähendusest erinev. Ja põhiline, mida siis isa rõhutab, miks ta niimoodi on käitunud, on rõõm selle sama kadunud poja tagasituleku pärast. Nüüd, kuigi loo näol pole tegemist allegooriaga, kus igal konkreetsel detailil oleks oma vaste, et asja natukene markantsemaks teha, ma mõned näited toon teile veel ka, et kuidas seda lugu allegooriliselt on tõlgendatud. Näiteks see sama nuumvasikas, kes ära tapetakse päris mitmete nii Kreeka kui ladina kirikuisade meelest on Jeesus Kristus, kes sureb ohvrina ja see sama söömaaeg, mida siin kirjeldatakse, rõõmu söömaaeg, ei saa olla mitte midagi muud kui Jeesuse viimane söömaaeg, mida siis ka on rõõmu söömaajana mõistetud varakristlikus traditsioonis. Teiselt poolt aga me kohtame nendele piltidele selliseid tähendusi, mis ka juudi traditsioonis olid väga juurdunud ja üks väga laialt juurdunud pilt oli see pidusöömaaja pilt, mida seostati messi ajastuga. Ja just eriti natuke enne Jeesuse sündi läks see moodi, et hakati siis kujutama ette sellise suure banketi või söömaajana messi ajastut. Nüüd, kuna tegemist pole allegooriaga, siis me ei saa öelda selle loo puhul niimoodi, et see isa näiteks, keda siin kujutatakse, on Jumal. Pigem peaks ütlema nõnda, et see isa on Jumala võrdpilt siin ja see tema käitumine siin selles olukorras on Jumala toimimise võrdpilt. Ja loo mõte, lool on ilmselt palju erinevaid mõtteid, aga loo peamine mõte on siis see, et Jumal toimib teisiti, kui paljud inimesed arvavad, et ta võiks ja peaks käituma ja selles mõttes ta läheb nagu otseselt kriitikana nende samade variseride ja kirjatundjate aadressile, kelle jaoks see, et Jeesus sööb koos tölmerite ja patustega, oli kindel märk selle kohta, et ta ei ole Jumala saadik. Kuna Jumala saadik ei saa selliste patuste inimestega koos söömalaua osaduses olla. Aga Jeesus enda jaoks vastupidis oli teadlik sümboltoiming, kui ta seda tegi, võrreldab teatud Vanatestamendi prohvetite teatud toimingutega, mille mõte oli ka mingit sõnumit edastada, kuigi need toimingud olid inimestes sageli väga jaburad, aga selle toimingu mõte oli siis see, et Jeesus kuulub kokku variseride ja kirjatundjate asemel just nimelt
nende poolt põlatud pahadega ja patustega. Või nagu ta ise ütleb, ta ongi tulnud siia selleks, et päästa ja otsida kadunut. Nii et selles mõttes see lugu haakub hästi selle Jeesuse ütlusega, illustreerib seda nagu väga kujukalt. Ja ühtlasi on ta luterlikus traditsioonis hea näide sola gratia või ainult armust põhimõtte kohta, mis on luterliku kiriku üks selline põhiõpetus, et inimene saab õndsaks ainult Jumala armust, usu läbi Kristusesse, ilma mingite vagade tegudeta, millega ta saaks teenida välja siis Jumala armu. Nii et võib siis öelda niimoodi, et kui me ei samasta väga konkreetselt neid kahte poega, olgu siis paganate ja juutidega või siis vagade juutide ja tölnerite ja avalike patustega, siis nad illustreerivad nagu kahte hoiakut, mis on inimeste hulgast levinud. Üks hoiak on see, mida siis seesama noorem poeg tagasi tulles esitab. Ta tunnistab oma süüd isa ees ja saab andeks. Ja teine hoiak on see, mida esindab seesama vanem poeg, kes eeldab, et isa oleks pidanud hoopis teistmoodi käituma selles olukorras, kes tunneb, et tema suhtes on ülekohtuselt käitunud, kuna ta on arvestanud sellega, et tema eeskujulik käitumine on nagu see, ütleme siis eeltingimus sellele, et ta võiks selle isa majapidamist juhtida, võiks nii-öelda poja staatuses olla, aga vastupidi ühe sõnaga siis sellele vanema poja ootustele halastab isa selle sama noorema poja peale veel enne, kui noorem poeg on andeks palunud. Ta ei määra mingit karistust, mis kui oleks ka andeks talle antud, ütleme tollaste vagade meelest vähemalt oleks olnud loomulik, et mingi karistuse peab ta kandma isa poolt. Ei mitte midagi sellist, ta võetakse täielikult vastu ja saab tagasi selle sama staatuse, mis tal ennem isa juurest ära minekut oli. Et selles mõttes Jeesus selle tähendamissõnaga tahab nagu kahtluse alla seada, küsijamärgile seada sellise vagaduslaadi, mis teatud viisi käitumist või tegusid seab lunastuse eelduseks, eeltingimuseks. Ainus, mida siis see poeg teeb, on see, et ta tunnistab seda oma eksimust ja sellest piisab täiesti, et see eksimus andeks saada ja et ta uuesti võetakse vastu pojaks. Ja see lugu ei ole paljudele varastele kirjaselejatele just reformatsiooni ajal ka meeldinud, et kuigi siit võib nagu tuletada kõik selle ainult armust õpetuse elemendid, on siiski paljude kirjaselejate meelest see lugu mitte siis nii tüüpiline nendele ainult armust lugudele, milleks osasid Jeesuse tähendamissõnu peetakse. Siin on nagu mitmeti mõistetavusi ja sellepärast näiteks on püütud teinekord nagu selle teksti kommenteerimisest niimoodi mööda. Ta on ebamugav koht olnud, aga mitte nii ebamugav koht nagu see abielurikku ja naise lugu, mis on piibli käsikirjadest välja visatud lausa ja mida on pandud erinevatesse kohtadesse. Kohe on näha, et väga ebamugav on selle looga olnud varasel kogudusel toimida. Nii, teksti käsitluse osaga ma siinkohal nüüd lõpetaksin, et nüüd on võimalus seda lugu ühtepidi või teistpidi arutada, mõtteid avaldada. Olge head ja tehke seda. Ilmselt ma kõikidest detailidest ei rääkinud teile ka, kõik ei tulnud meelde parasjagu, aga võib-olla siis selle meie vestluse käigus saab üht-teist täpsustada. Mis te siis arvate sellest loost? Erinevaid nüansse. Barokki ajast. Barokki ajast, oli üsna populaarsem kui teised tähendamissõnad. Millegi pärast on visualiseeritud rohkem. Nojah, aga seal on ka palju niisugused värvikaid pilte ja kuidas see poeg seal neid sigu talitab ja kuidas ta uhke pidurüü saab isa käest ja
et just sellised asju, mida pildis kujutada on hea. Jah, neid lamba tähendamisel on ka palju tehtud, aga ma ei tea ühtegi abielulikuna naisest, tean küll ühte, aga trahvist ma küll ei tea ühtegi maailma kunstiteost selle kohta. No ma tean Tore gravüüri, ma ka praegu rohkem ei tea. Aga või, ei siiski, mul tuleb meelde, et üks 17. sajandi madalmaade kunstnik on ka kujutanud seda trahmi otsimise stseeni just, aga ma ei suuda praegu nime nimetada. Pilti ma olen näinud. Ega tähendussõnad ei ole muidugi Jeesuse mingi leiutis, et see tähendussõna räägib otsust, tihti juudid tänapäevani räägivad lugusid asjade seletamiseks, ega see midagi erilist ei olnud Jeesuse puhul. No on ja ei ole ka selles mõttes, et niisugused analoogi võib leida päris palju neile, aga enamasti ta on Jeesuse järgsest ajast ja ütleme niiviisi, et nad on siiski mingis mõttes, nad on originaalsed. Ühest küljest sarnaseid jutte võib leida ka, ütleme, ümberkaudsest maailmast väga palju, aga seal on mingisugused niisugused püändid või nüansid, mis muudavad need tähendamissõnad originaalseks. Et selles mõttes küll võib öelda, et nii-öelda Jeesuse see käekiri on nagu väga selgesti nähtud seal. Et kui näiteks, ütleme, vaieldakse selle üle, millised Jeesusele omistatud evangeeliumitest, millised ütlused tegelikult ka Jeesusele kuuluvad, siis tähendamissõna toas on see konsensus on kõige suurem, et kõige skeptilisemad uurijad ka, kes leiavad, et suur osa on Jeesusele suhu pandud sõnad, tähendamissõnade puhul ikkagi ütlevad, et need on ilmselt ikkagi ehtsed. Et seal on see Palestiina koloriit nii tugev, seal on igasuguseid aramisme, hebraisme sees väga palju alati. Nii et see kõik nagu viitab sellele. Ja pluss veel see, et selline teatud individuaalne käekiri ikkagi joonistub neist välja väga selgelt. Kuigi paljud motiivid on võib-olla vanast testamendist võetud ja üle kantud siit tähendamissõnasse. Et nad on nagu originaalne looming ühest küljest, aga teisest küljest nad on kasutanud mingisuguseid populaarseid rahvajutte näiteks, mis olid tuntud või siukseid, isegi muinasjutu motiive või sisse võetud neisse. Ja kuigi nad toimuvad nagu enamasti sellises, ütleme siis tavalises maailmas või igapäevases keskkond, seal alati on mingid väiksed nüansid, mis ei ole nii-öelda tavapärased. Tavaliselt lood elavad oma elu, et nad on kuuldud kuskilt või läbi elatud, aga ei, ta üldiselt arvab, et ta mõtles need välja. Mõne ajendiks võis olla ka mingi, ütleme, konkreetne kogemus küll, aga enamasti nad on mõeldud ikkagi just teadlikult läbi selleks, et ei ole tüüp olukorrad, kas või see sama 100 lamba lugu, eks ole, see, et ühesõnaga karjane jätab oma need 99 sinna paika, läheb seda ühte otsima. Ja pärast tapsid 5 lammast ära. See ei ole tavapärane. Ta riskib ikkagi niivõrd suure asjaga siin. Keegi pidi need välja, aga mõtleme need lood. Mitte Jeesuga. Jah, ja siis muidugi ilmselt kogudus on, evangelistid on neid täiendanud ka mingisuguste selliste väikeste rõhuasetustega. Nii nagu Jeesuse ütlusi on juba tõlgendatud algusest peale sellest rääkinud. Kui ootaks paralleelidena võtta endal ette mõned ütlused erinevatest evangeeliumitest, siis kohati on nii, et justkui samast asjast käib jutt, aga tegelikult seal on mingi niivõrd oluline erinevus, et ei saa mitte kuidagi seda märkamata jätta. Isegi eestikeelse tõlke lugemisel või ütleme, tänapäevasta tõlgete lugemisel rääkimata siis algkeelse teksti lugemisest. Aga muidugi selle loo puhul on veel palju siukseid asju ka, et põhisõnum on, võib siis öelda see Jumala halastus, aga teisest küljest, kuna seal neid tegelasi on nii palju, siis võib nagu asja vaadata ka nende seisukohalt ja ilmselt neid mõtteid tegelikult leiab selle lool veel mitu. Et ei ole niimoodi, et üks mõte on. Aga mis on nagu selles samas ütleme siis tõlgendamisajaloos on olnud nagu silmatorka just varasemal ajal, ütleme siis ennem seda, kui teaduslik pilviuurimine tekkis, on see, et need tõlgendajad on mingitesse detailidesse klammerdunud.
ja püüdnud nagu kogu selle asja sellele üles ehitada. Kas või näiteks sama rüüm, mida ma mainisin, eks ole, nii pikki spekulatsioone on kirjutatud selle kohta, mida see kõik tähendab ja nii edasi ja püütud kujutada siis sellise platonistliku allegooriana seda, et on taevariik kuskil seal nähtava maailma taga, eks ole, sealpool pilvi ja siis kuidas inimese hing on sealt alla langenud ja sattunud viletsusse ja kuidas ta pöördub Jumalale tagasi. Et samas see toimub kõik siin niimoodi maises keskkonnas ja miski ei viita, et seda niimoodi tõlgendama peaks. Nii nagu siis mõned varakristlikud kirikuisad seda nägid. Et pigem siin on oluline nagu see üldine sõnum, mis tuleb välja just sellest isa käitumisest ja siis mingisugused asjad on veel. Võib-olla näiteks üks asi, millele võib hakata mõtlema selle loo puhul on küsimus õiglusest. Et kas see sama isa nüüd, et kas ta oli õiglane selle teise poja suhtes, eks ole, vaat kui usinalt ta teda teenis seal talus, eks ole, ja näed, ei andnud talle pidutsemiseks seal ühtegi siku talle ja nüüd selle teise pojale, kes tema varanduses suure osa ära raiskas, eks ole, võtab teda niimoodi vastu. Et kas on nüüd õiglane käitumine? Et see küsimus on õigustatud tegelikult. Selle üle võib arutada, et mis on õiglane käitumine, mis on õiglus. Et see on üks, mis sellest loost tuleb välja. Aga muidugi me ei tohi unustada seda, et see on nagu kaks tasandit. Et üks on see lugu, nii nagu me seda loeme, ja teine on siis see vaimulik tasand, millele see lugu vihjab ja kuhu ta tahab välja jõuda. Et kui me nagu inimlikul tasandil võtame seda lugu, et siis on tõesti öelda selle isa kohta, et ta ei olnud ikka õiglane selle pojaga suhtes. Aga kui me nagu mõtleme selle, mida see lugu vaimulikus mõttes tahab öelda, siis võib küll arutada selle üle, et sul oleks kaks poega, kas sa teeks teisi? Mida? Kui sul oleks kaks poega ja üks oleks ära läinud ja tagasi tulnud, kas sa teeks teisiti? Ma arvan küll, et teeks teisiti. Ma arvan, et ta saaks ikka korralikult mõttanud kõigepealt. Ja siis ma vaataks, et ma nüüd edasi teen. Selles mõttes küll ma ei tunne ennast selles mõttes jumala rollis või ütleme, et ma ei leia, et see käitum nagu inimlikus mõttes on, mida siin kirjeldatakse, et ta on endast mõistetav. Et kui nüüd ütleme siuke situatsioon, eks ole, et isa on oma poja lastud minna omaette elama ja siis on see poeg seal põhja käinud ja ilmselt ikkagi isa teab seda nii edasi, et ühesõnaga, et ta nüüd, kui ta tagasi tuleb, on kohe ülirõõmus ja teeb peo ja mis ta kõik annab talle, eks ole. See ei ole nii endast mõistetav surugi. See ei ole endast mõistetav, aga kas oleks millegi poole, mille poole püüeda? Kas on ainult pilt nagu jumalast või on see ka mingi eeskuju, nagu võiks olla inimesega, isa? See lugu ilmselt ei ole eeskuju jutustusena mõelnud. Erinevalt see on näiteks sellest halastajast samaarlasest, mis on selles mõttes väga läbinähtav. Et siin on pigem tahetud nagu inimese jumala suhte kohta midagi öelda. Siit sellest loost ei tulene moraali või selles mõttes, et siit ei tulene nagu mingisuguseid käitumisprintsiipe, inimlike käitumisprintsiipe, mida siit saaks tuletada, mida peaks järgima kindlasti. Jeesus siis tahtis neile täheldamuse tänada, tahtis neid parisel närvi jääda või midagi seletada. Seletada ta midagi ei suutnud, ainult närvi tahtis jääda. Ei, pigem on nii, et kui ta selle loo nüüd jutustas nendele, siis nende lugude puhul on nii nagu kõige lugude puhul ju see võimalus on sul samastada kellegiga ennast. Ja nüüd ongi küsimus, et kellega nad ennast samastasid. Nad just kui oleksid võinud samastada ennast selle vanema pojaga, kes kindlalt jumala käsku järgisid ja ühesõnaga isale truuks jäid, aga võib arvata, et nad ei võtnud seda niimoodi. Pigem ütleme siis nii, et ta tahtis illustreerida seda, mida ta ka otsesõna on, miks ta töönnärite patustega koos on. Ma olen oma 50 aastat sel teemal juttusid kuulnud ja ka kristlik kirik aru pole saanud, miks see öeldud on. Küsimus on ka selles, kas see oli nüüd nagu, on see nüüd kindel, et see on nagu üks tähendamissõna või on ta nagu mitmest kokku saatunud? Ta on tõenäoliselt üks. Väga ühte stiililt ja keelelt ja tegelikult ka nagu selle. Et ei ole nii, et ütleme eraldi oli tähendamissõna sellisest
ühest pojast ja siis hiljem siis teisest pojast, ikkagi korraga üks lugu. Jah. No aga mis sa siis ise arvad, mis Jeesus selle loo öelda tahtis? Ei, mina arvan, et närvi tahtis öelda valikeeri. Või irvitada nende üle. Ega ta nendega mingit kontakti või ühe samal lainel küll üritada kunagi soovida. Minu nägemuse järgi Uuest Testamendist. No, jah, ütleme nii, et ta tahtis selle looga öelda, mis ta neist arvab. No jah. Aga teisest küljest see lugu pole ju ainult nendele variseridele suunatud, vaid ta on ka ütleme nendele kristlikele kuulajatele suunatud, kes seda lugu lugesid ja kuulsid. Et neile ta ka tähendab midagi ja neile ta tähendab ilmselt midagi muud. Mis tähendas midagi, kuna ta meelde jäi? No just. Kindlasti rääkis neid igasuguseid lugusid 100 korda rohkem. Jaa. Nii nagu ajaloos ikkagi, nagu sa väidad, oli see nagu kõne all ka, et võib-olla mitte kirjutada seda üldse nagu evangeeliumisse. Just sellepärast tõenäoliselt, et siin inimesed, kes ei käinud kõige paremini, saavad nagu Jumala poolt või Jeesuse poolt siis nagu heastatud või lunastatud. No just, ja abieluriku naise loo kohta on sama, et pedagoogilistel kaalutlustel püüti seda niimoodi ära sokutada. Aga samas keegi ei kahtle, et see on autentne. Kiriku inimeste jaoks on ta ikka igal ajal ikka täiesti aktuaalne kogu aeg. Ta on ikka paremad ja halvemad tegijad. See on kummaline, et kiriku inimesed peaksid siin nagu vanema pojaga samastama, aga nad tahavad kõik ennast noorema pojaga samastada. Kiriku inimesed on täpselt sama vanad paadunud või õieti mõtlevad. Ja ikka just. Aga nad samastavad alati ennast noorema pojaga. Nemad on armu saanud patused. Mitte variserid. Viimase aja jutluseid on pigem ikka vaadatud selle vanema poja poolt ja mida tema ütles ja arvas ja kuidas see võib-olla ei ole õige. Kõige hullem variant on see, kui sa pead ennast üheks, aga käitud nagu teine. Mida on? Aga siin ju ei mõisteta, ka konkreetselt selles loos ei mõistetagi mitte kumbagi hukka ju. Ja seda, et kõik on nagu ja sellesse vanemasse poega võib ka suhtuda mitut moodi. Võib suhtuda niimoodi, et kus oli väiklane alles, näed, et ühesõnaga tema vend, eks oli millisest olukorrast välja ja jõudis koju ja kõike palus andeks veel ka isalt ja tema nüüd ei suuda ühesõnaga, ei suuda talle andeks anda ja paneb pahaks seda, et isa teda niimoodi vastu võtab. Aga võib samas mõelda ka niimoodi, et arusaadav, et loomulikult ta oli pahane. Et tal oli õigus selleks täiesti, et kuidas tema oli elanud, kuidas teine vend oli elanud, et kas on siis nagu ükskõik. Minul ei ole kordagi, ma ei mäleta, mõtlesin praegu läbi kõik, kuna meil on neid lambaid ja kitsi tapetud minevaks. Aga vasikat pole kordagi tapetud kuskil. See on Vana Testamendi alguses, see on näiteks esisaade lugudes. Koera küll ükskord tappi. Jah, et kui keegi külane võeti vastu, siis nuumvasikas talle tapeti. Abraham võtab vastu nüüd Jumala saadikut seal, siis tavaliselt ikka see oli haruldane. Kitsede ja lammastega juhtub see. Just. Ükskord küll koer tapeti ära, oma koer söödeti ise millega. Aga see tähendamissõna on tegelikult ikkagi ju mitte konstruktsioonilt, aga sellest, et tal on nagu samamoodi kaks poolust. Nagu see, kus kuningas andis tähendamissõna sellest, kuidas üks kuninga ori siis ühesõnaga sai andeks ja samal ajal siis seesama ori, kes andeks sai, ise samal ajal ei andnud andeks või oma võlgu, eks ju siis oma nagu väikestele tegijad. No jaa, aga seal tuleb juba nagu see eeskujutustus sisse, aga siin seda veel ei ole. Jah, siin ei ole, aga tegelikult võiks öelda, et siis see üks kui teine poeg on üks ja sama inimene justkui, eks, et olles küll nagu ise olnud siin ju ei räägita konkreetselt selles võttes, siin on nagu erinevad inimesed, aga
aga nüüd selles järgmises tähendamissõnas on ta nagu juba üks, et ta ongi ise samal ajal nagu patune ja on mille pärast nagu enda tegusid häbeneda aga samal ajal siis ta võib olla ise seesamane vanem poeg siis, kes nagu kui mingisugusele teisele või kolmandale siis andeks antakse, siis see kuidagi häiritada. Ei nojah, ütleme niimoodi, et kui nagu rääkida kiriku kontekstist, et siis ta esindab nagu ütleme seda meelsust, et leitakse, et ikka kirik on liiga leebe igasuguste eksijate suhtes ja peaks karmim olema ja karistama rohkem ja Luteri kirikus peaksid olema kiriklikud karistused ka. Eks niimoodi mõtlevad ju on alati olnud, et selles mõttes ei ole midagi uut ega erakordset selles. Ja näiteks Toomas Paul on öelnud niimoodi, et kui Jeesust võrrelda mõnedes olukordades ja ütleme sinna kõrvale panna näiteks mingid Pauluse sõnastatud põhimõtted, et siis tuleb välja see asi, et Paulus ja ütleme varane kogudus oli oluliselt rangem paljudes asjades kui Jeesus. Et seal on näiteks need samad pattude või patuste loetelud, eks ole, Pauluse kirjades on. Mõlemas vormis on, et see pole mitte niimoodi, et nagu tihti öeldakse, et põhimõte on see, et tuleb patt mõista hukka, aga mitte patune, et seal on väga ühesõnaga teatud liiki patused mõistetud hukka. See võib olla kahes vormis. Ja siis on loetletud. Terve siuke kataloog on loetletud neid ja siis öeldakse väga niimoodi lühidalt lakooniliselt nende kohta, näiteks, et nad ei päri Jumala kuningriiki. Ja seal ei ole, Pauluse arutas on selle üle, et kas mingitel tingimustel, kui nad meelt parandavad, et ikka pärivad on edasi, on lihtsalt loetelu öeldakse, et need ei päri. Aga ütleme, et tegelikult ka see tähendamissõna on paradoksaalne, et siin on inimese jaoks või meie jaoks ikkagi kaks mõnes mõttes teineteist välistavat olukorda. Ja need on siin sees ja neid nagu tuleb nagu aktsepteerida, sest et ühelt poolt vaadates see kõik on nagu õige, kuidas isa käitub oma selle pojaga, kes siis nagu ära käis ja raha laiaks lõi ja teiselt poolt nagu see on ebaõiglane. Ja et ta on nagu täiesti, ta nagu ei vasta tegelikult väga mitmetelegi küsimustele, ta ikkagi ei vasta. Ta lihtsalt ütleb, et asjad ongi niimoodi ja see on nagu paradoks. Sest et sama hästi ta ikkagi annab õiguse ju selle teise ka, et poeg, sina oled minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Ja ta seletab oma käitumist lihtsalt, jah. Õigel ütleb, et sa teed õigesti ja kõik, sa oled minu juures ja see kõik, mis minu on sinu oma ka ja kõik. Et mõlemale antakse täiesti nagu paistab, et võrdne õigus nagu, et isegi see. Isegi õigus solvuda nagu antakse sellele vanemale pojale ka. Et ta ei lihtsalt konstateeritakse, et nüüd me paneme pidu, sest et kõik on kokkuvõttes hästi. Et hästi raske on siit isegi võtta nagu käitumiseks mingisugust eeskuju. Jah, aga ta ei püüagi seda pakkuda. Ta ei püüa pakkuda, jah, aga et kui mina olen nagu kristlane, siis mida ma siis tegema peaks, et kus ma kristlane peaks olema. Et selge on see, et kas ma nüüd võin siis minna ja nagu elada natukene siukest lõdvemat elu, eks. Et kas see on nagu õigustatud minu jaoks. Et nagu oleks, aga nagu siis nagu ei ole ka. Et on siuke paradoksaalne. Kaks venda võitlevad siis, jah? Et kaks venda minus võitlevad, muidugi, eks, et kui ma küsin, eks ma siis nagu teistest tähendamissõnadest ja võib-olla Pauluse kirjadest, mis on nagu konkreetsemad, siis ma teen omad järeldused ja siis olen nagu natukene võib-olla kehtestan enda suhtes mingit tsensuuri ja ei tee seda, mida ma arvan, et ma teha ei tohiks. Tästi siukene. Võib-olla siin ongi Jeesuse kõnes, Jeesuse nendes tähendamissõnades
et kui oleks selline, ütleme, inimene, lihtsurelik, ütleme mina, võib-olla ka sina, kui me teeks mingisuguse, ütleks mingisugused tähendamissõna, siis me oleks nagu konkreetsed, väga konkreetsed ja võib-olla ma oleks siis selline, kes kangesti hoiaks nagu ühte poolde nagu. Et mina arvan, et see on nagu selgelt nagu parem. Tänapäeval tähendussõna on nii palju, Soomes on terve sali valitud palad. Terve hunnik on neid tänapäeva vagalugusid. No just vagalugusid, aga et siin on nagu kaks üksteist natukene minu jaoks välistavad asja koos. Mis need täistmoodi? Selleks pidi ikkagi olema kuidagi üle sellest, nii kohtumõistmisest nagu üle. Et mina nagu päris selgelt nagu kindlasti püüaks kohtumõist. Kas siis selle vanema üle või siis selle noorema üle. Emba kumma. Aga üks kindlasti oleks nagu sümpaatsem. Aga siin nagu ei ole kuhki sümpaatsem. Mõlemad on ühtviisi sümpaatsed. et see on nagu... Mõlemad on pojad, jah. Ega ei saa nii, et üht ei sallida ja teist armastab, üht ei viikab. Isa armastab mõlemad pojad, üks kõik võiksina. Olen nüüd isast, eks. Iga inimene peaks selline isa olema. Ta ei saa laste vahel valiti ja tea, et üks on loll ja teine on tark. No pigem isana võib-olla ollakse nagu ikkagi natukene karmimad, et ema võib-olla on siin nagu täiesti nagu selline ema armastus, ütleme. Täiesti valimad isast, jah. On karm isasid küll. Kirjanduses on väga palju neid. Kas elus ka nii hull on, aga kirjanduses küll on väga hull. Aga kena, et kui nüüd rohkem praegu ei ole mingeid mõtteid, siis tänaseks lõpetame. Siis järgmine kord vaatame jälle mingit tähendamissõna.